Tšau, parvekassad. Ütle ka Tšau, tere. parvekassad. Ole ükskord elus viisakas. Kas sa tead, mis asi see on? See on see, mis on meil kogu aeg kapis oli peidus. Jah. Saladus. Ja. See on Heide Hoeve ja see on nüüd siis pärit sellest saladuslikust tordikarbist. Tegu on sealihatootjaga ja seda tomahawki kujul, nagu see sea tomahawk, mida ma praegu näitan, on üks laar Eestisse sattunud varem ka. Võistlejate kätte on sattunud ka teisi tükke, aga nii-öelda avalikult müügiks on olnud ainult seda ja ka sellega on nüüd see, et seda Tallinnast hakkame müüma meie ja ainult meie. Ja point on siis selles, mis asi on Heide Hoeve. Et Heide Hoeve on siis Hollandi sealihatootja, kelle alla on kogunenud siis läbi HAFi, mis on siis nende farmerite liit, on teatud siis farmerid, kes kasvatavad teatud sorti sigu. Ja need sead, mida need farmerid kasvatavad, on Ameerika turok, mis tähendab seda, et see siga kasvab lähes 300 kiloseks, enne kui tema tapakaal käes on. See on 2 korda suurem muideks kui näiteks Ibeerika siga ja 3 korda suurem või rohkem kui 3 korda suurem kui Eesti sead. Sellest, et ta nii suureks kasvab, ta kasvab aeglaselt muidugi, aga sellest, et ta nii suureks kasvab, tuleb ka see rasva konsistents siin liha sees. Heide Hoeve põhimõte on siis see, et see on jätkusuutlik seakasvatus. Et nad söödavad oma sigu loodusliku päritolu ainetega, nad ei kasuta mingisuguseid hormoone ja ma ei tea, mis asju, mis Ameerikas tehakse. Ma ei oska öelda Eesti seakasvatuse kohta, aga igasugust keemiat nende sisse ei topita. Teine asi on see, et nad proovid oma sea kasvamiskeskkonna ka nii-öelda õnnelikuna hoida. Ehk siis seal oleks rõõmus oma pikk kasvamine teha. Ja lisaks olen ma näinud seal, neil on mingi kogu farm käib läbi päiksepaneelide ja nii edasi, et see jätkusuutlikkus on seal hull teema. See on esimene tükk, mida me hakkame tegema täna siis retseptiks ja see sealiha maitse on, me oleme ühe tüki teinud prooviks ära siin, see sealiha maitse on väga teistsugune kui muidu on ja heas mõttes teistsugune, ehk siis ta on väga mahlane ja nii edasi. Et ta ei ole Ibeerika siga, ehk siis ta ei ole mingi tammetoru, mingi pähkli maitse ja ma ei tea millega, ta on siga, ehk siis ta on söönud neid asju, mis teevad sealiha maitse tugevaks ja heaks. Ja see rasva maitse on ka siin väga mõnna. Ma arvan, et on oluline see ära seletada, sellepärast, et selle brändi tükke kasutavad, et mis on selle Ameerika turoki taga, ongi just grillimine, barbecue ja nii-öelda kõrgklassi restoranid. Et nemad on need, kes ajavad seda sorti siga taga, just selle rasva konsistentsi pärast, sealiha maitse pärast. Ja see on nüüd esimene tükk päris paljudest, mida ma näitama hakkan, mis meil siin saavad hakkab olema. Ja hakkame sellega siis minema. Nii, mis me täna teeme? Meil on 2 tükki ja me grillime need. Need on liiga väiksed selleks, et teha nendega barbecue'd. Kui nad oleks jätnud ta võib-olla nii ja siin oleks ka 3. küljes, siis prooviks pikka küpsetust teha. Aga täna teeme nii. Aga me teeme ikkagi 2 tükki 2 meetodil. Ehk siis me teeme ühe reverse seari ja ühe normaalmeetodil, ehk siis kõigepealt kuuma ja siis järelküpsema, ole hea sõna. Valmis küpsema. Nii, paneme sidusainet ehk õli ka. Ma panen sajad natukene laiali. Nii. Maitseaineks kasutame siis Memphis Style. Ma ei saa välja öelda, YouTube hakkab mind maha lõikama muidu. Näete küll, mis siia kirjutatud on. Ja see, kuigi siin on natukene suhkrut ka sees, on ta siuke hapukas ja mis kõige olulisem, ma näitan kaamerale, hästi peenike jahvatus
mis grillimise puhul on oluline. Nii, Priit vajutab natuke kinni ja siis keerame teistpidi. Paneme nüüd see üle minutus ka. Sa sunnid mind püstipidi grillima pärast. Jah. Meie, kes me oleme seda proovinud, teame muidugi, et see rasv siin oli imeline. Ja mina kui kokataustaga persoon, siis mis mulle selle juures meeldis see, et need kondi otsad on kinni mähitud koos sellega grillile ja kont ei lähe kõrbema. Ehk siis sulle jää sellised mustad koledad köndid pärast. Jah. Grill on pandud nii, meil on kuumala ja mitte nii kuumala, aga ikkagi kuumala. Ehk siis paneme ühe siia ülesse ja teise paneme otse tulele ja siis seda teist hakkame nüüd kiiresti jälgima. Et korra gaas kinni, tuli kustu ja tšuh ja tšauh. Me sätime seda alumist siga siin nii, et meil jäävad jäljed peale, aga üsna kähku peab vaatama, et ta kõrbema ei hakkaks, siis on vaja ta üles tõsta. Ja teine, kui ta on valmis, siis tõstame ta peaaegu valmis, siis tõstame ta alla, teeme jäljed peale. Temperatuur, mida me niimoodi proovime, on sinna 60 ja natukene peale, siis need on valmis. Et üle ei ole mõtet lasta, siis kaob see imeline maitse sealt igaveseks. Ja ma tean, et see ei ole food safe temperatuur, aga mis siis ikka. Ja pärast saame võrrelda, kumb meetod oli parem, kas see reverse sear või siis sear first. Aga nüüd onu Priidu juurde. Ja sellele suurepärasele Turoki karbonaadi lõigule või tamahoogile teeme juurde siis, mul on siin igasugune pinu, igasuguseid aedvilju. Mul on pimi ehk siis noor brokkoli, mul on suurepärane roheline sibul, minipaprika, mõned paprikad, tomatit, värske kurk, lehtsalat, tomat ja selle maitsestame siis sellise toreda asjaga. Ja küpsetame steak jambi planchaga. Ja ega tegelikult kõik on ju maru lihtne, et kartulid on siis nii-öelda parboiled, et ennem kergelt läbi keedetud. Teeme need natuke väiksemaks. Ja esimese otsaga õli planchale, siis aedvilad peale, anname neile ilusamat värvi ja siis paneme potato slayeri. Et kui me praegu kohe ära maitsestaks aedviljad ja paneks siis kuumale planchale, siis see kipub niisuguseks tumedamaks minema. Aga vaatame, mis siis otsas saab ja ja anname natukene suitsuga juurde ja need on nüüd ilusti siin plancha peal. Grillime nad siis siit läbi või praeme läbi ja anname natukene siis suitsuga juurde. See kõik käib tegelikult ikkagi suhteliselt kiiresti, et võib hakata tegema siis viimasel hetkel, kui
vahetult enne liha väljavõtmist, et liha tahab ka natukene puhata, siis selle ajaga juba jõuab ka aedviljad ära tehtud. Ja ma arvan, et ega siin on juba võimalus hakata keerutama. Suurepärane. Ja ma arvan, et anname esimese törtsu maitset peale. Sekit. Väga suurepärase lõhna läheb üles, kuna siin on ka igasugused fenneliseemned ja kannipipart ja estragoni, et neid vürtse ja ürte on siin sees päris mõnuga, et lõi hea pahvaka kohe plantsalt üles. Ja ega tegelikult siin on üks paar minutit veel ja nad on valmis. Nii, me oleme ka lähedal, ehk siis see, mis siin all on olnud. Ilust kollast rasva välja natukene, mis ongi plaan. Paneme selle siia üles peitu. Ja teine on, veel ei ole seal, kus ma tahaks. Kuigi me oleme lähedal, et ma saaks selle ka sinna alla ära panna. See streigib mul siin. Siis ma võin sellega siin mängida nii kaua veel. Kõrbema pole läinud. Küll kõrbevad need onu Priidu lemmikasjad, ehk siis need sokid seal jalas. Mulle meeldib siin nimi. Meenutab mulle ühte seda oma lemmikbändidest, kui Potato eest ära jätta. Ja ega ma arvan, et ega me oleme siin valmis. See tuli nüüd sinna üles, see on 55 peal ja siis see läks nüüd alla. Valmis. No, ei ole veel päris. See on ka ikka, jah. 61 siit ja siit on juba ammu üle. Nii. Paneme nad puhkama. Ka seal jaha tahab ikkagi peale grillimist pisut puhkamist, et ta tõmbaks asja kinni. Sellepärast paneme ta ja nüüd ei ole sooja käpikuid vaja, nagu onu Priit paneb, sellepärast, et me puhkame, me ei järelküpseta teda. Nii, ja käisin vahepeal veel poest tiiru, kuna meil on siin värske kurk ja temale ka maitset saada, siis no, midagi ei ole teha. Hooligreil ja värskele kurgile, no sobib. Pipar, sool, kerge küüslauk, kõik need asjad, mis kurgiga väga ideaalselt sobivad. Meie õigupoolest see Priidu Naturmort on valmis. Mida me tegime veel? Me lisasime siis siia Barbecue Ranchi kastet. Barbecue Ranchi naised ehk siis Jolanda ja Veera on muideks Heide Hoeva ambassadorid. Kasutades nemad kasutasid siis Heide Hoeve searibi ja ka abasid. Võistlemisel tulid Euroopa meistriks eelmisel aastal ja lisaks selle searibiga tulid nad maailmas teiseks, nii et päris impressiv. Ehk siis kasutasime nende kastet kerge läike andmiseks. Kõigepealt on meil siis
proovime ära siis selle reverse siiri tagurpidi kooriku siis. Cheers. Speechless. Väga. Ja mahlane. Ütleme ausalt, me oleme natukene aega sellest natürmordist juba pilte teinud, aga see siga on endiselt mahlane ja me räägime tegelikult välisfilee tükist, eks ole, mis on niimoodi ja on läinud, eks. Nii, proovime, Priit, tavalist grillimismeetodi ka siis. Põmm. Maitse ja mahlasus on head, aga sellel oli veel parem. Reverse on parem, jah? Jah. Nii, aga nüüd läheme siis natürmorti kallale. Jah, vaatame, mis siin kartul räägib. Mis sa tegid siis? Kartul? Ma kartuli ennem kergelt keetsin läbi. Ja siis plantsal ja potato slayeriga. Tegelikult kõik taimed on lastud siis potato slayeriga maitsestatud. Välja kurk, millele panin siis barbacoa Holy Graili, kuna seal sees juba suhkur, pipar, küüslaug, kõik see, mis kurgile sobib. Ja tegelikult võib selle Holy Grailiga ka see, et lõikad kurgid pooleks, paned kilekotti Holy Grail peale ja hoiad teed sõrme peale, hoiad tund aega ja saad endale imetavased kurgid. Järelmökk jääb kerge vürtsikus. Selle potato slayeriga ongi vist see teema, et ära üle sellega pane, ära musta oma panni ära, sellepärast et siis võib-olla lapsed ei söö. Ise sööd, aga lapsed ei pruugi. Aga see heidehoeve, sealiha, sellest hakkab nüüd järjest retsepte tulema, on teistsugune, noh. Kardinaalselt. Et see tegelikult on geniaalne lõige ja see kõik käib, noh, niimoodi on selle õhtusöök valmis ja no kurjam, milline õhtusöök. Täitsa see, et tõmba või võrdusmärki oma pehmuse ja mahlasuse ja kõige selle poolest, kui värv oleks ka rosam, siis tegelikult nagu hea noore vasikaga, hea tüki vasikaga. Ja mulle maitseb see siga ikkagi. Hea maitsega, ta on ülima maitsega. Nii, aga tulge meile külla, proovige ära ja me lubame, et te ei kahetse. Pärnumaante 230/1. Ja oleme avatud esmaspäevast laupäevani. Tšau!